Tere tulemast kuulama Innermondi podcasti, kui seinad räägiksid. Selles podcastis avame ukse teemadele, mis muidu jäävad nelja seina vahele. Podcasti tänane osa võiks kanda pealkirja vaikus, aga ometigi me täna siis räägime katkenud eludest ja kaotatud lastest. Just. Väga sügav teema, valdavalt puudutab see naisi, on ka mehi, kes elavad seda väga sügavasti üle. Mul on olnud mehi, kes väga sügavalt elavad üle. Ja, aga kuidagi võib olla ka selline üldsuse hoiak on see, et kui me räägime siis mis tahes kaotusest abordivormis või siis ütleme raseduse katkemisest, täna siis põhiline fookus sellel, siis see on nagu pigem naise teema, et mulle tundub niimoodi, et selline siis lugu täna, et meieni on jõudnud üks juhtum elust enesest ja seda me siis täna siin avame. Tere tulemast, Kairi! Tere tulemast, Helen! Jah, see on niisugune sügav teema. Minu arus on käinud ka väga mitmed kliendid selle teemaga, kas on siis olnud katkemised või abordid või mitterasestumised. Ja see on niisugune naiste ikkagi väga suur protsess ja kõik sõltub veel sellest, mis on sellele eelnenud, mis on sellele järgnenud ja tihtipeale sellest ei räägita ja hoitakse seda endale ja sellest ei räägita üldse võib-olla ennem, kui tullaksegi teraapiasse, et ongi selline nagu lõksusolek natukene inimesel, et seda ei avalikustata, tuntakse ennast halvasti, ebamugavalt. Ja need inimesed, kes tulevad teraapiasse lõpuks, see on päris suur vabanemine tegelikult, mis kui inimene saab selle endast välja. No nii on meil ka tänases loos, et see on just täpselt see näide, et kuidas kõik need asjad, mis see valu siis tegelikult inimesega teeb, eks ju. Ja, et sellest ei räägita ja tihtipeale ei teadvustata ja kõik see süütunne, mis sellest nagu jääb ja siis selle raske koormaga terve elu elada. Et ütleme, siin on ju ka mitu, kuidas ütleda see aspekti, et esimene on valiku abort, teine on võib-olla sunnitud abort, kolmas on iseeneslik, eks ole, et me ei tea, on ju, et aga need tunded ja emotsioonid, mida me tunneme, et need on ikkagi valdavalt läbivalt samad, et jääb see süütunne või siis see, et kas ma oleks saanud midagi teisiti teha, mida ma oleksin saanud paremini teha. Ja kahjuks etteruttavalt, kuna meie podcast on kui seinad räägiksid, ehk et me räägime siis ikkagi inimeste lugudest ja teraapia lugudest, siis see on kindlasti selline lugu, kus tõenäoliselt ise ei ole võimalik leida kõiki vastuseid. Ja siis on hea, kui keegi professionaal ikkagi on sinuga koos sellel teel. Jah, ma olen sinuga nõus just selles lause osas, mis sa praegu ütlesid, et professionaal, et ei saa alahinnata seda, et siin kohal võib-olla me toome selle loo kuulajateni ja siis võib-olla on mõista seda sügavust, et aga miks professionaalsus, et siin on oluline just nimelt osata toetada ja seda tahku välja tuua ja inimene läbi juhtida sellest valusast teekonnast ja toimuks avanemine ja aktsepteerimine, mis siis omakorda võimaldaks siis hilisemalt andestamise ja tervenemise. Sest siin on konkreetselt ikkagi tegemist traumaga üldjuhul. Nii et kõik eluaspektid, kus on tegemist traumaga, mina soovitan ikkagi pöörduda professionaali poole. Täna meil on väga konkreetne juhtum. Ja, meil on väga konkreetne juhtum ja ma ei soovi seda kuidagi muuta ja seepärast ma loeksin selle ette, nii nagu ta kirjana on meile tulnud.
ma püüan anda endast parima, et siis muutmatul kujul sellisena, nagu see on ja nii, nagu see aset leidis, et ma kasutan skripti, et siis on kindel, et miski ei jää vahele, et võime siis liikuda vaikusesse. Selle loo on siis, kuidas ma siis ütlen, loo kandja endas nimetanudki vaikuseks ja see lugu algab nii. Vaikus, vaikus, vaikus. Aastal 1991. Ma olen 14. Elu esimene armastus ja ma armastan. Ma armastan nii, nagu kunagi pole olnud. Ma olen rase. Perekond ei tea, no või mis perekond, perekonda pole. On vägivaldne alkohoolikust isa ja on ema, kelle teiseks koduks on haigla. Ma olen rase. Ma ei tea, mida see tähendab. Poiss ka ei tea. Kas me saame lapse? Millal? Kuidas see käib? Appi. Mu isa tapab mu ära ja mu ema samuti. Issand, poisi koju ma minna ei saa. Rääkida ka ei saa. See on nii liitpere ja ma niikuinii ei kuulu sinna. Algab vaikuse esimene faas. Vaikus. Kasvan. On varahommik ja ema äratab mind ning ütleb, et me peame minema. Sõnadeta mõistan, et ta teab. Sa siis tead? Järgneb vaikus. Me sõidame bussis, peatused on tihedad ja buss on pilgeni rahvast täis. Poolel teel ma taipan, kuhu ema mind viib. Ma tahan bussist välja. Buss on rahvast täis. Ja ma ei saa. Ma ei saa ka aru, mis minuga toimub. Ma väljun emaga õiges peatuses ja ma järgnen talle. Tema hirm on halvanud ka mind. Me ei räägi ühtegi sõna. Algab vaikuse teine faas. Vastuvõtust küsitakse minu nime. Vaikin. Vanus? Vaikin. Räägitakse emaga. Viiakse palatisse. Vaikin. Ema läheb ära. Ma ei tunne midagi. Ma vaikin. Mind viiakse naiste tuppa ja esimest korda elus siseneb minusse midagi muud. Midagi, mis pole mehest. Ma tunnen valu. Vaikides. Teadvus kaob. Vaikus. Ma tunnen, et mind rapitakse. Mul on külm ja mul on kuum korraga. Ma tunnen verelõhna. Ma tunnen valu. Ma tunnen tühjust. Ma vaikin. Ma vajun. Kaotan teadvuse. Märkan palatis. Õde tuleb lohutama ja ütleb, et kõik läks väga hästi. Homme saangi juba koju. Ma ei vasta. Ma vaikin. Hommikul tuleb ema. Ta jääb hiljaks. Isa on teda jälle peksnud. Seekord sellepärast, et mind ei olnud öösel kodus. Seekord päriselt. Esimest korda elus ma tunnen selle üle kergendust. Ma vaikin. Ja ema ka vaikib. Me jõuame koju ja algab vaikuse kolmas faas. Sellest kõigest ei räägita enam mitte kunagi. Poissi ka enam pole. Ja nüüd on möödunud 28 aastat. 28 aastat piinavat vaikust. Ma järeldan, et ma olen elus. Isa ei tapnudki meid ära. Ema on ka elus. Vaikus kestab. Ma tunnen, et see ei mahu enam minusse. Vaikusest on saanud kiljuv valu ja suruv süü. Ma tahan surra. Ei, see oleks liiga kerge. Ma tahan põrgus põleda. Ma vihkan ennast. Ma vihkan ema. Isa ei saa vihata, sest teda pole niikuinii kunagi olnud. Ta on olnud koletis. Aga vaikus on hakanud valutama. Ma valutan vaikuses. Mind saada mäng. Ma tean, et ma pean otsima abi kõikjalt ja kõigilt, aga kuidas? Ma ei saa, sest ma vaikin. Kliiniline psühholoogia, antidepressandid, posijad, abitu. Ma liigun oma hingeteele. Ma otsin
ma otsin kedagi, kellele ma ei pea rääkima lugu, kellega rääkida lihtsalt elust, valust ja vaikusest. Vaikuse faas 4. Ma kirjutan, annan kellelegi lugeda ja me vaikime. Vaikuse faas 5. Ma sosistan. Vastan valitud küsimustele. Usaldan. See lugu voolab minust välja. Detailselt, ilustamata, hüsteerias. Kõikide aastate vaikuse kiljuv valu on voolanud sõnadesse, tunnetesse. Nüüd ma tunnen, et ma olen. Aga taas on vaikus. Ma kohtun emaga. Ja on vaikus. Ma otsin õiget hetke ja alustan. Ma mäletan kõike. Ja vastus tuleb üsna kohe. Mis ma teha sain? See oligi nii, kõik oli nii. Sa tead meie isa, ta oleks meid mõlemaid maha löönud. Mina. 28 aastat vaikust. Sa pole kordagi minult küsinud, kuidas ma ennast tunnen. Võib-olla oleks see olnud ka minu valik, et isa tapab meid ära. Ma ei süüdista sind. Ei, ma süüdistan sind. Ma tahan, et sa tunneksid minu valu. Ma tahan, et sa oled süüdi. Ma tahan, et sa paluksid andeks. Kõik. Punkt. 2 sõna. Anna andeks. Palun. Ema, mida ma teha sain? Te tead, eile käis üldse Leila ja rääkis. Ma ei kuule enam ühtegi sõna. Aga ma vajaksin ainult neid 2. Issand, kuidas ma vajan neid sõnu. Ma seisan peegli ees ja kujutan ette. Ja ma korrutan mantrana. Anna andeks. Jumal, kas sa oled olemas või ei ole? Ma näen neid sõnu unes. Ma kohtan neid kõikjal. Aga ma ei kuule neid kunagi. Keegi ütleb mulle need sõnad. Ma siiski kuulen neid. Ma näen neid. Ma vabanen. 28 aastat vaikust vabaneb. Süütunne vabaneb. Ma hakkan elama. Minu südames on koht 3. Hingele ja 2 sõnale. Anna andeks. Vaikus. Seekord oodatud. Vaikus hinges. Ja see ei ole lugu paberil, vaid see on elutee lugu. Väga sügav. Jah, kui siit natuke edasi liikuda, siis loomulikult see ei ole ühe kohtumise ega protsessi teekond. Et see on samuti etapiline, faasiline siseneda sellesse, jõuda sellesse usalduspunkti, tuua inimene sellesse aktsepteerimisse, et kõik oli nii nagu oli ja ka sellesse aktsepteerimisse, et mitte keegi, mitte kunagi ei pruugi öelda sulle neid sõnu. Ja siin me jõuame selle professionaalse abini, kus terapeut mõistab ja saab aru, kui oluline on need 2 sõna. Sest et see kiri on ju tegelikult kirjutatud ju juba tervenedes, eks ole, tagantjärele. Ehk et siin on oluline, et terapeut mõistis seda, et ta vajab, et keegi ütleks talle need sõnad. Ja see lugu on muidugi pikem, et tegelikult selle taustal toimus väga ränk haigestumine, füüsiline haigestumine. Keha ei võtnud enam lihtsalt vastu seda emotsionaalset tasandit. Nagu me teame, siis haigused on psühhosomaatilised enamasti, eks ole. Ja sealt muidugi ka see enese leidmise ja otsimise tee. Nii et võib-olla me kunagi tuleme selle loo juurde ka tagasi, sest see on väga mitmetahuline ja siin on nagu väga mitmeid erinevaid
vaateid, aga siis jah, võib-olla põhisõnum selle, ma isegi ei oska öelda, mitte loo kirjutajale, vaid kogejale. Et mõista, et kõik oli nii, nagu oli. Ja teinekord sellised vastuse otsimised viivad ka meid ju tegelikult väga endast ära. Et me tahame nagu leida vastuse kindlasti kõigele ja saada aru, aga mõnikord ei ole võimalik mõista. Ja üks hea viis on ka tõesti kirjutades endast välja, nagu siin praegu on tehtud, nii et mina kutsun seda tegema, isegi kui ei ole kedagi kõrval. Et kui on mingi väga valus lugu, siis kirjutada endast välja. Et see aitab tihti peale. Aga siin tundus, et siin oli vaja enne mingit tõuget veel saada, et üldse selle kirjutamise juurde jõuda. Ja. Siin ka lõpufaasis on tegelikult ikkagi selle kaotatud hingega taas kuidas ma ütlen, ühendus, eks ole, selle ühenduse taastamine ja loomulikult ka koha andmine ja tegelikult ka ütleme kohtade õige asetus, nimetus lihtsalt selles mõttes, et kes on loos tegelikult ohver. Et kui me praegu seda lugu vaatame, siis meile tundub, et ohver on see naine, ta kannatas meeletult, eks ole, ja kõik need aastad ja pluss siis see füüsiline valu ja häbi ja kõik sinna juurde. Aga tegelikult on ohver see ohverdatud laps, see sündimata elu. Et sina võib-olla ka läbi konstellöör vaate oskad nagu veel siin nagu ka jagada juurde, et kui oluline on see, et anda õige koht. Ja see on üks osa, mida konstellatsioonis nüüd viimastel aegadel palju kasutatakse, et anda ka koht nendele sündimata lastele. Ja ma olen näinud töid, kus on mitte üks abort, vaid on mitmeid. Ja kõikidele nendele see koht anda, siis see on päris suur samm. Ja just, et see muudab ju tegelikult väga drastiliselt kogu elu pilti, eks, et sa annad ju nendele lastele koha ja ma tean isegi ka selliseid juhtumeid, kus on ema läinud koju ja ta on lastele ära rääkinud, et tal on olnud siis eelnevad abort või katkestus ja ta on öelnudki, et sa ei ole enam esimene, et nüüd sa tead, et sa oled teine sündinud laps või et ühesõnaga, et see koht on nagu antav. Et aga loomulikult see kõik on individuaalne ja et see ei ole reegel, et minna ja alati teistele rääkida, aga küll, et mitte jääda siis ise selle valuga ja üksinda, sest et see ma arvan, et siin ei vaja nagu väga palju öelda. Võib-olla oluline koht on see, et ikkagi kui valida seda vabastamise kohta endas, et siis on võimalik ikkagi liikuda palju kergemasse kohta. Nii et ma kutsun kindlasti nagu jagama ja kindlasti valima, kellega jagada, aga et endast seda välja saada, siis see muutub, see tunne tekib, mis tekitab inimeses sellise kergema tunde. Ja see on igal juhul minu soovitus. Ma olen näinud nii palju selliseid kliente, kes selle mingi loo endast välja rääkimisega, see kergendus on päris suur. Muidugi, aga üldse, et jõuda vaata selle looni on ju, et tekiks nagu see valmisolek, et ma ikkagi räägin seda on ju, et sest ega neid juhtumeid ei ole palju, kui inimene tuleb konkreetselt selle valukehaga, ta teab täpselt, et see on see trauma, et see ikkagi kuidagi nagu hakkab kusagilt välja kooruma, eks ju, et siis ja grupitöödes ma olen näinud ka väga häid töid just see läbi, et see võimas, see toetamine, et ütleme, selle emotsionaalse valu kandja ta väga tihti ta ei usalda. Ta ei usalda, eks ole. Ja mida teisi võib-olla isegi ühel hetkel võib niimoodi nagu ütleme, see psüühiline seisund muutuda, et sul on ükskõik, kas sa kuuled või ei kuule keegi või kas saab teada või ei saa, sa lihtsalt tahad selle endast välja saada. Aga sa ei ole ise valmis seda kuulama. Jah. Nii on.
et selle näite puhul tegelikult siit inimene läks oma eluga edasi, võib-olla see oli ka üks pidepunkt, mille ta leidis, et tervenemiseks ka füüsilisel tasandil ja elu kinkis talle veel ühe hinge ja ta oli väga, kuidas ma ütlen, see oli täiesti ebatõenäoline, et see juhtub ja tal ilmselt südames lõi see seos, et nüüd see hing sai tulla tagasi, sest ta oli saanud vabaks, muidu ta hoidis teda kinni. Et kui me usume, eks ole, taassündi energeetikasse ja sellisesse, et igal juhul suur tänu selle loo eest. Ma ei oska öelda, kas saab öelda suur tänu selle kogemuse eest ja võib-olla see kogemus kedagi. Ma ei oska täna öelda, et kas kellegi teise valu hoiab ära veel kellegi teise valu ja kas valu üldse on vaja ära hoida. Et oma kogemusest ma ei ole enam kindel selles, et kõike valu on vaja peita ja ära hoida. Aga loomulikult pooldan ka arengut läbi teadlikkuse. Aga lihtsalt me oleme alati siin ja praegu ja selles potentsiaalis ja me ei saa teha kunagi rohkemat ega vähemat ja tagasi vaadates meile tundub, et me oleksime võinud nii teha. Aga siis ja seal me andsime endast parima. Jah, ma arvan, et see ongi siuke kokkuvõttev koht siin väga hea, et kui ma suudan vaadata sellele, mis mu elus on toimunud, et ma andsin sellel hetkel endast selle, mis ma oskasin. Ja see toimus minuga. Et kui ma seda suudan aksepteerida ja sinna niimoodi rahulikult tagasi vaadata, siis on see tervenemise koht kindlasti olemas juba. Jah. Võib-olla me kohtume selle looga kunagi veel, aga täna siis sai lugu selline ja veel kord suur tänu selle võimaluse eest. Aitäh!